Nii, tere! Täna on mul seansipäev ja, ja lõppes just üks seanss ja ma lihtsalt mõtlesin, et ma tulen korra räägin, sellepärast et minu jaoks oli see vanasti väga suur teema, mis takistas mul nagu olemast kohalolus ja mis takistas mul võib-olla oma asju nagu teha, sest mina olin programmeeritud siis niimoodi, et ma kogu aeg tegin 100 asja korraga. Olin siin, olin seal, jooksin sinna, tänna, bla. Ja siis, kui ma selles mõttes polnud enam eluenergiat, siis minu meel rapsis samamoodi kogu aeg. Seda on vaja teha. Aga kui sul ei ole eluenergiat ja sa ei suuda enam keskenduda ühele asjale korraga, siis täna oli just kliendil seanss, et ma keskendun ühele asjale korraga ja mina võin täna täielikult öelda, et selle taga on inimestel hästi palju traumasid. Miks me nagu selles mõttes, kuna meie meel on töötleb neid vanu asju, mis meiega on juhtunud. Nii et kõik meie sisemaailma süsteemis on kõiksugused asjad, mis kunagi juhtusid ja sinu aju kogu aeg töötleb, sinu sisesüsteem kogu aeg töötleb neid ja sulle inimesel ei ole reaalselt energiat ja see väljendub ärevusena ja veel teiste sadade haigustega. Sul ei ole reaalselt energiat olla kohalolus, kujutad ette, küll aga su ärevus on taustal hästi tugevalt. Nii et selles mõttes märka sina samamoodi, et kas sina suudad keskenduda, sest see oli minul enne seda, kui ma juba pikali kukkusin, oli juba hingekarikas hästi tugevalt täidetud nende traumadega. Ma ei osanud neid siis vabastada. Mul ei olnud seda teadlikkust, et tuleks endaga tööd teha. Nii et kui sina tunned samamoodi, et no ei saa, pole energiat, no siis on see koht, et sinu traumad on sees ja töötlevad ennast kogu aeg. Ja sul võib ollagi selles mõttes neid traumasid nii palju, aga sinu keha annab sulle märku, sul võib olla valud, sul võivad olla alaseljavalud, sul võivad olla ülekaal, sest need traumad elavad sinu sees oma elu. Ja muudkui aga selles mõttes sa ei saa ise arugi, muudkui jooksed ringi siia, sinna, et ellu jääda. Aga tegelikult tuleb oma traumadega tegeleda ja tulla kohalollu. Kohalolus on elu, mitte rapsimises. Nii et täna oli siis selles mõttes selline vinge seanss jälle. Kui on mõningad teemad, siis ma tulen ja jagan, sest kui need mind ennast ka kõnetavad, siis on nagu hea mul tuua paralleele teile. Et kuna minu vana mina oli tegelikult täpselt samamoodi. Jooksis ringi, 100 projekti oli käsil, aga kui me ei hakka oma sisemaailma puhastama, siis hing lihtsalt ei pea mingi moment vastu. Ta ei jõua enam kuhugi joosta, sest tegelikult elu loomine käib siis, kui me oleme kohal, mitte ei rapsi. Nii et rapsimine on selles mõttes üks koodidest, ellujääja koodidest, kus siis inimene kogu aeg nagu, ta tunnebki, kogu aeg pean rapsima, et tema keha ei saa kohalolus olla, sellepärast, et kui ta kohalolus on, siis tal hakkab ärevus. Et täpselt, et minul oli ka vanasti see koht, et kui ma ei saanud kohalolus olla, sest närvisüsteem oli nii pinges, ehk siis närvisüsteem on vaja täielikult maha rahustada, et saada kohalollu ja saada siia kohta, kus sa oled ühenduses iseendaga. Sest kui meil on täna need kohad, kus meel rapsib ringi, siis sa ei ole kohalolus, sa oled minevikus kinni. Ja see tähendab seda, et selleks, et luua parem tulevik, tuleb sul vastutus võtta oma tuleviku eest iseendale. Nii et ja nii see ongi. Nii et ühesõnaga kõik on veel võimalik. Kui sina rapsid ringi, siis tea, et kõik on veel võimalik.
sest et inimesed, kes siis on täna selles kohas, ongi see pool, et kellel ongi see ärevus ja depressioon, siis see on see pool, et inimene ei ole ühenduses iseendaga, ta ei kuule iseennast. Ja siis keha lihtsalt annab märku sellega, ega muud ei olegi. Et sa ei kuule iseennast, sa ei tee seda, mis su hing soovib, sa ei kuule üldse enda sisekõne. Sinu sees on siis traumad ja ema hääled ja isa hääled, mida sa kõike pead tegema. Aga mida sa ise soovid teha? Et see on see koht, et sa oled ühenduses iseendaga ja oma kõrgema teadlikkusega. See on see koht. Nii, aga imelist päeva kõigile. Tšau ka.